Nii, hommikust. Kell on mingi natuke enne 11. Siit ma hakkan ronima 1023 meetri kõrgusele Karlsatindi äärde. Ja tõotab tulla pikk päev. See on päris üks jagu ronimist. Aga vaated on sellised nagu lõua peab kinni siduma kuskil, sellepärast et suu on kogu aeg ammul, nii hirus on ümberringi Norras, eriti suvel. Kohati ei saa aru, kust läheb rada ja kust läheb oja. No nii, hetkel olen 250 meetri peal, pool tundi. Üles ronimine umbes võrdub jooksmisega, umbes sama raske. Vett tuleb igalt poolt, juua pole vaja kaasa võtta. Ma võtsin, ei jää meelde. Ja vaadet näeb pärast tugevalt poolt. Tõus on kohati päris järsk. Hullem kui trepist minna, aga noh, siis asja iba ongi. 400 meetri peal peaks mets otsa võtma. Siis on puhas kiviklibu. No nii, kõrgust 372 meetrit ja jõudsin metsast välja. Pea on märg, selg on märg, aga see on mõnus. Sellepärast, et ja kuskil seal üle selle mäeaheniku ja selle vee seal, kuskil seal ma elan. Ma täpselt ei suudagi leida seda praegu, kuskil seal. Seal see suur müür, mis püsti on, see on Steigtinden. Ja need, mis seal eemal udust paistab mäeahelik, see on lofoodid. Ja sinna peab ka saama ükskord. Vot, nii et väike veejoomispaus. Vaade on hea. Ja sinna minema. Päris palju on minna. Ja nii, kõrgust 517 meetrit. Ma ei teagi, kas see on sinna tippu või sinna. Vist sinna. Ja siin saab juua. Puhas vesi. Väga hea. 5 korda parem kui Tallinna vesi. Sealt tulevad veel paar matkajad. No nii. Natuke vähem kui 700 meetrit on ronitud. Vett enam ei ole eriti, juua tuleb pudelist. Aga väike soojendab. Hoopis 300 meetrit minna. Õige mägi pidi selle mäe taga olema, nii et väike tüng jälle. Mõtlesin, et selle otsa roningi sinna. See ongi. Aga ei ole. Tuleb veel minna. Siit on üsna okei astuda. Kallak on, aga pinnas on kindel.
lund on veel natuke siin ja seal pool oli ka kuskil. Osad mäed on, siit praegu ei paista. Ülejäänud paistab, on veel siiamaani lumega kaetud, kuigi on kohe homme on august vist. Lihtsalt sulagi ära, siin paari kuu pärast on lumi maas jälle. Rada on märgistatud selliste kivikuhilatega. Alt minnes on nad hästi näha. Ülevalt alla tulles ei ole neid näha. Pead tunde järgi minema. Mingid Norra pensionärid kraapisid sinust mööda vahepeal juba. Aru saada, miks nad nii hästi suusatavad. Nende jaoks on see piece of cake. Üks läheb seal ees. Vanust midagi sinna 7-80 vahele. Puhib, aga seisma ei jää. Siit hakkab lumiseid mägesid ka paistma. Seal saab lumememme teha. 800 meetrit ronitud. Aega väike snäkki teha. Vesi. Jooniga. Siin enam vett ei ole. Parmud on siin 700 meetri peal oli veel. Tõsiselt siuksed suured. Ma ei tea, millest nad toituvad. Meetrit, läbitud 2,9 kilomeetrit. Pulss on praegu 135. Kõrgem pulss 168, keskmine 123. Nagu oleks jooksnud kogu maa. Igal pool on vett nii palju, järved, meri. Aga kõik on üsna külm. Lumesulamisvesi kõik. Mida ülespoole minna, seda ilusamaks läheb. Tundub, et sealt läheb tee. 2 inimest lähevad seal. Nii, ma suundun ka sinna. Sõitan sinna otsa vaja saada. Läheb põnevaks. No nii, tundub, et just läks huvitavamaks veel. Jõudsin järjekordse põneva kohani. Tee läheb sinna, matkatee, sinna ülesse, mööda mäe külge. Sinna üles peaks saama välja. Selja taha jääb selline. Ja siia poole jääb selline. Otse seina alla. Kõrgust on siin 877 meetrit. Ja vaatame, mis siin ääre taga on. Päris kõrge. Aga noh, õnneks Endli kepp aitab älast välja. Endel läheb teeb pildi ära ja
õhtul mitte mõelda, mis seal serva taga on. Tähendab seda, et seal ei ole midagi. Tühjus. Muidu hakkavad jalad ärisima all. Üks samm korraga. Võib-olla hirmsaks läheb, võib tagasi keerata, aga ma arvan, et see ei ole optsioon. Tuleb edasi minna. Lõpp läheb päris jäsuks. Kohati peab 4 käpakit minema. Kaljukitse tähtkujust, nii et ronimine peaks teema olema. Alla tulemine on lõbusam. Aga homme on mul jalad haiged. Seal on ilusad lumised mäetipud. Päris värske. Tunnen rada kahjub käest ära. Ei, siit midagi läheb. 80 meetrit umbes minna. Natuke vähem. Kõrgust 80. Pikkust tuleb alla vahel mingi 100 meetrites. Näed, siit läheb. No nii, 972 meetrit. 50 meetri veel on minna. Kuskilt siit. Vaatame. Natuke alapoole. Nii. Ülespoole. Lõputorada. Pea on märg, järk on märg. No nii, 1028 meetrit kõrge ja
palju see kilomeetrit, mingi 4 kilomeetrit käimist vist. 2,5 tundi, võib-olla 3 tundi. Kiirelt käia 2 tundi. Ja, aga see on igat sammu väärt. Sealt ma tulin, rada paistab. Seal on Bodo linn. Seal on Saltstraumeni sild. Seal on Saltstraumeni keerised. Võimsad. Seal taga on Steenktindeni sein. Mäedib, seisab nagu sein seal. Kuskil seal ma elan. Ja kaugel udu sees, mis paistab, on Lohvoodid. Siit hakkab pihta ja läheb sinna kaugele välja. Mõnus org. Lumine. Nii et Visit Norway.